Mõtlesin istun korra ja mõnus soe tuulekene küll paistab, aga istun korra siia rannatoolile ja võtan 6 kuud kokku. Et mitmed on küsinud, et mis siis tagasivaade on 6 kuule ja 6 kuud on tõesti täis saanud. Ja alustades algusest, et 10 aastat sai mõtiskletud, soovitud, et tahaks osta endale Hispaaniasse korteri ja minna talvitama sinna. Ja viimasel ajal Hispaania ei olnud enam option ja proovisime Hispaania mõttest väga kaugele minna, sest kõik eestlased kipuvad Hispaaniasse tõotatud maale ja me vaatasime selle pilguga ringi, et mis siis veel võtta oleks, kui Hispaaniasse ei taha minna. Ja leidsime siis selle paradiisisaare nimega Küpros. Nüüd 6 kuud, päris huvitav periood on olnud. Eks päris palju on sellist struggle'it ja asja ajamisel nagu takerdumisi olnud ka. Saime oma yellow slipid või siis need residentsuse tõendid ka perele tehtud, et on siis templid all ja oleme tõestanud, et oleme siin ennast sisse seadnud ja riigi jaoks ka kõik õige ja aus. Bürokraatia. Jaa, siin on väga palju bürokraatiat, aga ma vaatan seda natuke teise nurga alt, et meil on just olnud siin erinevate ettevõtjatega vestlusi ja bürokraatia tegelikult tähendab seda, et riik on digitaliseerimata. Ehk siis bürokraatia tähendab seda, et sul on vaja kreeka keeles koha peal hakkama saada, asju ajada, inimestega suhelda, leida viise, kuidas asju teha. Kui kõik oleks standardiseeritud ja kõik oleks digitaalne, siis väga suur osa nendest äridest, kes aitavad siin inimestele ettevõtteid käivitada ja pakuvad finantskonsultatsioone ja kõike muud, et kaotaksid mõtte. Sest et mitte kellelgi ei oleks seda vaja, sest kui see on saadavalt kättesaadav digitaalselt, siis kõik teevad seda ise. Sul ei ole vaja kedagi, kes toimetaks. Hindade poole pealt. Ma arvan, ma ei ole küll üks ühele hinnavõrdlust teinud, aga ma arvan, et Küpros hinnad on poodides on endiselt veidikene paremad, värsket on loomulikult rohkem saada, kui viitsid natukenegi toimetada, siis kindlasti saad hinnad paremad ja turu vahelt ka käia, et ma arvan, et hinnastus on parem. Kinnisvara hinnad on krõbedad, aga kindlasti tõusevad veel. Ehk siis tänase sõja ohu valguses ja mida siis meedia on projekteerinud siia, et kõik kardavad ja kõik mõtlevad, et asi on halb. Ja loomulikult Iraani sõda võib minna väga halvaks ja mõjutada ka seda saart. Aga suures pildis praegu, ma arvan, on kõik ikkagi väga-väga hästi. Siis igapäevane elu. Ma olen Jumalale tänulik selle päikese, kõikide nende hetkede, kõikide jalutuskäikude, kõikide jooksude, kõikide väljas olemiste ees. Kus Küprosel on väga hästi suur võimalus, on see, et Eestis on koolitatud 10 aastaid teenindajaid. Ja inimesed ajavad tihti segamini selle, et kui sa teenindad ja sul on lihtsalt, sa oled tore inimene, sul on hea süda, et siis sellest ei piisa. Et küproslane ei oska teenindada, sest teda ei ole koolitatud teenindama. Ja ma räägin siin just sellist elamuse, kogemuse saamist, kus sa tunned, et sa oled päriselt nagu oodatud, hoitud ja sa saad ägeda elamusega söögikohast ära minna. Et siin on Küprosel nagu väga-väga palju suuri võimalusi. Ja loomulikult kogu selle digitaliseerimise asja ajamise pool, et ma viimane kord ikkagi seda yellow slip'i või residentsuse tõendit tehes Migratsiooniametis ma vaatasin seda ja ma tundsin korraga stand-upi naljatunnet, kaastunnet ja kurbust üheaegselt, kui ma vaatasin seda protsessi toimimas, et mille üle me eestlastena peame kindlasti tänulikud olema. Jah, me oleme võib-olla digitaliseerimises läinud väga läbipaistvaks, et kogu maksuamet on väga-väga läbipaistev ja sa pead väga hästi mõtlema, mida sa ettevõtjana teed. Aga päriselt, vaadates seda 20 aasta tagust asja, mis siin on, et seda ei tahaks tegelikult mitte ükski inimene, et see ei õigusta ennast mitte kuskilt nurgast ära. Mida ma oma elus olen teinud? Ma olen võtnud tempo maha. Ma tulin siia saarele väga üleoleva seisukohaga, et ma konverteerin siit ära kiiresti esimesed kliendid ja hakkan nendega tööle. Kõik saare elanikust ettevõtjad ütlesid mulle üritustele, et Urmas, anna aega, et see asi ei käi nii. See kõigepealt ehitad usaldust, see võtab aega ja siis tulevad ka tööd. Ma olin üleolev ja ma ütlesin, minu oskustega asjad käivad kiiresti. Jah,
olen endale aru andnud, et tegelikult ei käi ja võtsin aja maha ja toimetan rahulikult, ehitan suhteid, ehitan usaldust ja küll need tööd tulevad ka. Ehk siis selle poole pealt kindlasti ükski plaan, mida ma alguses tegin, ei ole paika pidanud. Teisest küljest me teeme ägedat ettevõtet ja me teeme hästi ägedat asja, et me avame kohe varsti siin aprilli alguses elukaaslasega koos väikeste laste sünnipäeva pidamise toa. Jagame sellest kindlasti informatsiooni, kuidas meil läheb, et tuba on valmis, sisustus saabub, esimesed lapsed on juba mängimas käinud. Meie väike printsess on üli happy, nagu me elukaaslasega ütleme, et elu parim elu, et kui su vanemad teevad ärina mängutuba, et no mida sa siis elus võiks veel tahta, et sul on oma kodus oma tuba ja see on veel eraldi mängutuba ka. Et vaatame, me väga loodame, et vajadus on siin turul olemas ja me suudame selle asja käima panna, nii et sellest vaatest, ärilisest vaatest ma olen võtnud väga selgelt oluliselt rohkem vaatleja kui tõmbleja sellise nagu positsiooni, sest Eestis on tõmblemist hästi palju ja ma tulen sellest kultuurist, sellest hyper-performance'i kultuurist, kus iga päev, iga sekund peavad asjad juhtuma, kõik peab juhtuma kiiresti. Ja mulle väga meeldis see, et elu käskis siin võtta nagu sammu tagasi, istuda maha ja tihti ma siin sõpradele ütlen, et lihtsalt istun ja vaatan merd, et siis küsitakse, et kuule, mis sul viga on, et kõik on hästi. Ja kõik on väga hästi. Kõik asjad sujuvad, kõik asjad liiguvad, mitte nii kiiresti, kui ma oleks tahtnud, aga liiguvad. Nii et 6 kuu kokkuvõtteks ma arvan, et perega koos oldud aeg, väga palju aega koos oldud, see on kindlasti ülimalt hea. Kõik, mis on juhtunud asja pärast ja ma usun, et meil siin saarel elu jätkub täpselt sama rütmi, sama ägedalt ja suvi on kohe ukse ees, ehk siis temperatuur tõuseb üles ja kuumus hakkab. Nii et ma soovin teile kõike head ja kohtume juba siin saarel, kui tulete.